Tervitused! Novembrikuu keskpaik on käes ja tulin veel proovima ahvenat püüdma. Eelmises videos ma küll mainisin, et siia ma see sügis ilmselt tagasi ei tule, aga siiski huvi oli suur, et kuidas see koht praegu siis käitub, et kus ilmastik on muutunud selliseks talvisemaks ja lubab siin päeval püsivat miinust sellist paar kraadi, et null poolele ei lähegi, vesi on kõrgem ja vaatame, kas jõgi näitab siin veel elumärki, kus on ikka ahven all olnud ja et lähme selle sama koha peale ja proovime siis Cheek Creekiga näiteks alustuseks. Kas saame täna veel mingi võtuakna siit? Mõnus kontrast on küll. Lumi on maas, tume looklev õgi, et juba selle pärast tasub tulla ja lihtsalt päeva nautida. No vesi on ikka totaalselt kõrge. Keerised on peal ja ma nii kõrge veega ei ole siin käinudki, aga vaatame seal metsa vahel vaiksemates käänakutes, just kus kala on olnud, et proovime seal. Aga esimene lumi siis jah, novembri keskpaigas on nüüd maha tulnud. Naudime lihtsalt siis veel kajaki sõitu ja lõpetame nii-öelda siis hooaega ka võib-olla. Seal silla juures oli algul tükk trügimist, kus oli kiire vool. Vaatasid kaldasse ja nagu seisaks peaaegu paigal, et siis tuli ikka täie jõuga panna, et see mingisugune 20–30 meetrine lõik selline läbida, aga siin on juba vool nii vaikne, et vastu voolu liugleb isegi kergemate aerutõmmetega, et ei ole isegi vahet. Katsume siis siin esimesed visked ka, kus kala on ju varem näidanud ka ennast. Kindlasti on olud keerulisemad ja võtu saamine ja leidmine on praegu veel rohkem juba õnnemäng ja aga kala ju ei ole ju kuskile kadunud, tuleb ikkagi kohad üle käia ja loota, et ta suuga lahti teeb. Ütleme, et siis kala koha pealt, nagu arvata oli, ei saa lihtne olema. Selle esimese lõigu peal, kus ma tavaliselt olen alati iga kord võtud kätte saanud, ei saanud siis seekord mitte üht võtukestki. Aga lähme nii-öelda selle põhikohale, kus on siis ketti tulnud, et proovime seal erinevad toonid ja variandid läbi ja kas üldse jõgi selles suhtes mingit elumärki näitab. No nii, proovime siin siis. Huvitav kohe teada, kas jääbki täna jõgi vaikseks või leiab ikkagi kala ja saab võtma. Noh, nüüd olen siin koha peal, kus kala on alati ennast näidanud. Vaatame siis, kuidas selliste talviste oludega ja kõrge veega, kas näitab jõgi mingit elumärki siin täna. Cheek Creek esialgu offset konksuga, kuna seda risu siin põhjas on, et tunneb seda juba takerdust põhjas. Siin ka nüüd tükk aega loopisin erksat tooni ja ei saanud võtukestki, et tundub, et ikkagi erinevad olud ja
panevad siin asja paika. Kuigi mul usk oli sellesse erksasse tooni, kuna vesi on kõrge ja sogane, siis proovime pruuni, et vaatame veel ja otsime siis võib-olla mujalt, aga jah, ei ole see tippaeg enam ja kus see kala olla võib ja millal ta toitub. Noh, nüüd hakkab lund ka veel sadama ja tõsine talve meeleolu hoopis. Isegi tina veab siin voolus edasi, panin nüüd raskema. Täpselt ei tea, aga paistab isegi pea 10 grammine. Panen siit diagonaalis viske üle jõe, aga ei tule siit otse minu eest välja. Keerab juba põhjas siia. Sõidab vaikselt, et olen siin erinevaid suuruseid ja toone nüüd proovinud ja täiesti vaikne. Ei saa siit võttu. On see kala siis nüüd hetkel talvunes või ei ole teda siin all, aga siis tulebki vaadata, otsime veel teisi kohti, kui siit seekord ka ei saa. Kui siin täna nüüd tõesti jääb ka võtuta, siis liigume jah. Aga proovime siis tavatsiigi dropshottiga, ma täna ei viitsi mõnegi rakendust. Roosa Tšeburaskaga variant praegu siis. Endiselt vaikus, panin siis nüüd täitsa tavalise tsiigi ja tooni, mis siin varasügisel töötas. Proovime ikka korralikult läbi, aga noh, kohe liigume edasi ka. Kui ikka ei võta, ei ole kala, siis nii on ja. Aga just see huvi oligi, et kuidas see koht nüüd sellises talvistes tingimustes võiks töötada hilissügisel. No ei punni, mis sa punnid siin, aga ei tulegi võtukestki. Et tõesti, kas jõgi on nüüd jäänud siis talveunne või? Aga proovime siis teistest kohtadest, et võtame veel paar kohta kuskil. Et jah, ei tea ju, kuhu see kala nüüd hoiab ja millal see nii-öelda võtuakendal on. Ei ole enam niimoodi nagu varasügisel tippajal. Samas selline keskpäev, nüüd on juba ilmselge, et pigem ju praegu võiks selle suu lahti teha kuskil. Egas midagi, jälle uue käänaku peale ja solgutama veel natukene. Ikkagi selline kerge paar miinuskraadi on peal ja päris karge, et pikalt ei jõua. Muidu on okei, aga tunnen, et see varvas väikselt annab siin tunda.
pidanud rohkem sokki alla panema, aga midagi hullu veel ei ole. Liigume taas edasi. Võtame siit veel ikka paar. Läheme sinna päikse kätte. Äkki kala on ka päevitab kuskil. Pardid sealt. Aga hetkel G-Krieg ja offset konksuga, mis on ikkagi õigustatud, tunnen seda takerdamist on siin igal pool päris palju. Päikse käes on päris mõnus. Parvastelgi soe. Tiksume niisama. Siit ei tahagi kuskile minna. Täitsa mõnus on juba siin päikse käes endal. Kui see kala ka kuskil veel ühe tonksaka paneks, siis oleks eriti äge, aga minu jaoks on juba päev korras. Hakkan siit vaikselt allavoolu ennast tagasi laskma ja paari koha peal veel proovin korra, aga et täna tõesti siis ei hakka rohkem kala peale lootusi hellitama. Proovime korra siit põhikohta veel teiselt poolt ja pikk vise sinna välja. Kammime põhja veel siit korra läbi. Uus lumesadu. Tõsine talvemeeleolu. Ja tundubki, et jõgi ongi talveunes. Täiesti vaikus jah, nüüd siin ikkagi kala koha pealt ja kuigi ma usun, et oleks see sügis nüüd sellise ühtlase temperatuuriga edasi läinud ja ei oleks see veetaseme tõus nii järsk siin olnud või oleks ta normis olnud, et siis oleks lootused olnud palju suuremad. Et võib siis nüüd selle süüks siin panna nüüd küll see järsk temperatuuri langus ja veetaseme tõus on ikkagi drastiline. Ja täna ongi nii. 0 kala, 0 võttu. Kuigi huvi oli teada, et huvitav, kuidas praegustes oludes oleks siin tsiigitada ja isegi oli väike usk, et tegelikult ju võiks, kus kala on ennast niimoodi näidanud ja ahven all olnud, et võiks ju täitsa potentsiaali täna olla. Aga kodus diivanil ma seda vastust ei oleks saanud teada ja vastus on nüüd käes. Aga vaatab siis, mis üldse edasi saab, et lõpetab selle kajaki hooaja ära ja kui siin nüüd ilmad päris talveks ei lähe, tavaliselt see esimene lumi ei jää, et on selliseid normaalseid tingimusi, jõuab võib-olla siis meriforelli püüdma. Või siin juba päris, kui talv kätte jõuab, et kas lubab siis sellist pikemaid külmasi, et tekitab siis veekogudele hoopis jääkaane ja saab talipüügile hakata keskenduma, et eks siis paistab, kus ja millisel kalaretkel taas kohtume.